Maja see üldise vormi eest oleme tänulikud oma arhitektile, kes projekteeris ta mitte üdini traditsioonilisena, vaid ta pisut rikkudes seda traditsiooni. Ja tulemus on siis selline maja, mille selliseks domineerivaks elemendiks on erinevad katusekalded, mis annavad majale sellise äratuntava ilme. Hästi tore oli see, et kogu arhitektuuris lähtuti kohalikust eripärast, nii et ustele oli ka eriprojekt, et me teeks ta sellised värvilised ja näeks nagu, annab selle majale väga ilusa ilme. Kuivõrd siin asukoht dikteerib paljuski, asukoha mõttes mõtlen just seda miljööd, mis on siin Iitses Võiküla külas. Ja siis materjali valik johtub eelkõige sellest traditsioonist. Palk on domineeriv ehitusmaterjal, vähesel määral esineb ka paekivi. See maja on ju joonistatud valmis sellise suhteliselt traditsioonilise majana, käsitööpalgid ja selline kelpkatus. Aga samas on suudetud luua hästi modernne lahendus, nii et ühtepidi on ta traditsiooniline maja ja ta sobib hästi siia külasse, teistpidi ta näitab ära selle ajastu, millal see maja ehitati, et see on nagu kaasaegne maja. Ütleme, see maja tüüp on selline ka seetõttu, et siin esineb just talveperioodil tihti üleujutusi, on maja rajatud vaiedele, et vältida siis veekahjustusi. Suht eriline oli, kui me siia objektile tulime, hakkasime maja püstitama, siis vundament ei olnud mitte päris tavaline vundament, vaid oli selline metallkarkass lihtsalt, kuhu peale me pidime siis maja panema, et alguses vähe võõristav, aga see selgitus siin taga on see, et tegelikult siin võib olla üleujutusi sellel alal. Postide peal või mingite selliste lahenduste peal me oleme päris palju ehitanud varem, et Soomes on peaaegu kõik majad on postide peal. Ja siis tehakse talle, soojustus pannakse nagu talade vahele, mitte ei panda vundamendi sisse. Et see ei ole ka meie jaoks nii väga eriline, aga Eestis suhteliselt ebaharilik. Ja katus oli suhteliselt suur väljakutse, aga me saime sellega hakkama. Arhitektil võis see inspiratsioon tekkida sellest, kui ta projekteerimise käigus algetapis külastas Muhu saart, erinevaid külasid, erinevaid kohti ja see läbimotiiv võis olla tingitud sellistest sisselangenud katustest, mida vanade palkmajade puhul, puitmajade puhul siin saarel rohkesti esineb. Kui me mõtleme käsitöö palkmaja, siis neid kliente ühendab vajadus sellise naturaalse ja tervisliku elukeskkonna järgi. Nüüd konkreetse objekti puhul rääkida just materjalivalikust oli kriteeriumiks see, et see maja kasutusperiood peab olema maksimaalselt pikk. Ja oleme seda meelt, et kõik need eluks kasutatud esemed, sealjuures ka maja, peab olema kvaliteetne. See tagaks selle, et see, mis siia on rajatud, pakuks rõõmu nii meile kui ka järeltulevatele põlvedele. Kestaks võib-olla isegi sajandeid. Ja, ütleme, kui me selle kõige parem tõestus on ju Vabaõhu muuseumis, kui te käite, et majad on seal paarsada aastat ja rohkem vanad, et palkmaa ikka kestab. Palkmaa puhul peab lihtsalt õigesti tegema vundamendi ja katuse korraliku räästaga, et väga modernsed lahendused siin ei sobi, kus nagu majal räästast ei ole, et on ikkagi suhteliselt traditsioonilised, aga nagu me selle maja puhul näeme, siis on võimalik ka suhteliselt moodsat maja ehitada.
kinni pidades traditsioonidest. Me jäime väga rahule, et meile tegelikult meeldivad ja see ongi tegelikult meie ampluaa sellised erilised projektid. Kogu see hoone rajatud puhkamise eesmärgil ja puhata on kindlasti sellises mikrokliimas mõnusam, mida puit võimaldab. Kas või lapsepõlveski oleme viibinud suveperioodil vanaema vanaisa juures ka palkmajas. See võib olla ka sealt johtuv alateadlik valik. Lihtsalt mõnus olla. On jäänud selline emotsioon, mis ei ole kuhugi kadunud. Ja nüüd seda emotsiooni on siinne kasutajakogemus ainult täiendanud. Et tõesti on väga mõnus.